Aga nüüd tagasi indiviidi tasandile. Mind huvitab ikkagi naiseks olemise juures see, et kuidas siis olla terviklik naine ja terve naine. Teil on see õnnestunud, meil kõigil on alati kuskil midagi logiseda, võiks olla veel ja veel ja veel, mis on jälle see tänapäeva ühiskonna selline muster, et mis te soovitate, kuidas leida see kontakt iseendaga, olla endaga rahul, armastada, austada iseennast, et jõuda sinna, et ma olen võimas, väärikas naine, ma olen rahul endaga sellisega, nagu ma olen, sest see ei ole siin mingi väiksemagi probleem, et me vaatame naiste ajakirjandust ja moetööstust ja sellest tulenevaid probleeme, mis on aastakümneid nagu sisse sõidetud, et see ei ole lihtsalt selline mingi kildkonna, vaid see, mul tundub, et see vähemalt kogu sellist Eesti naiskonda. No kõigepealt tuleb kaardistada, kus me oleme. Kui inimene ei teadvusta kõiki neid valesid, mis on meie igapäevaelu osa, ja kui inimene ei võta aega iseendaga tegelemiseks ja oma tuumale jõudmiseks, siis on väga raske olla terviklik. Nagu öeldud, see nõuab julgust, see nõuab ausust eelkõige iseenda vastu. Ja sageli on just naised väljapääsmatutes olukordades. Ütleme, need on saanud aru millestki, aga neil on lapsed, neil on pangalaen, neil on mees, kes ei taha üldse aru saada asjadest ja neil on väga paljud naised elavad niisuguses situatsioonis, kus see nõuab väga suurt pingutust, et teha see hüpe ja jätta see vana elu maha, võtta oma lapsed ja minna ja luua uus elu. Ja loomulikult paljud naised teevadki seda, aga kui me näeme oma ringkonnas naisi, kes vajavad abi, siis tuleb neid kindlasti aidata, sest just naised lastega on kõige raskemas olukorras. Ja kui sul ei ole tingimusi loodud enda jaoks, siis sa ei saa olla terviklik. Naine peab looma endale niisugused tingimused, kus ta saab olla terviklik ja saab teostada seda potentsiaali, mis on just temale ainuomane. Ja me saame kõik üksteist toetada selles protsessis. Mul ei ole tegelikult midagi lisada. Et jah, see ausus iseenda vastu. Ja see julgus. Võtta see aeg ja öelda, et ei, et ma siin ei tee. Et ikkagi tuleb see hirm nagu sisse. Ja siis on jälle see, et me juba räägime ühtedest samadest asjast. See on see, et aga ühiskond ju, aga tegelikult seab ju. Selline lootused on midagi. Ja see tundub selline. Naistel täpselt nagu üldse. See on see, et see hirmuga tuleb tööd teha. Hirmuga tuleb tööd teha, see on ülioluline. Sest see hirm on täiesti mõtete emotsioon. Hirm on jälle see, mis vajutab päästikule ja kõik on nii nagu kõik läheb. Ja siis sa elad oma elu ära ja ühel hetkel vaatad tagasi ja mõtled, et 70 aastat elasin ja ei julgenud mitte ühtegi asja teha, mida oleks tahtnud teha. Ja siis saad aru, et see, kui selles mõttes, mitte et elu on mõttetu, aga tegelikult elu on suht mõttetu. Et sa oled siin lihtsalt enda vastutusele iseenda jaoks, et seda kogeda. Ja sa ise lood selle kogemuse endale. See on nii kurb, kui inimene ei võta seda südant rindu ja ei julge endale luua seda kogemust, mida ta tahab. Hirm on loova energia. Ja see on hästi suur tegelemine. Kui loov energia on blokeeritud pikemat aega, siis on depressioon nagu garanteeritud. Jah, kui see hirm juba on, siis ei saa inimesele öelda, et sina hirm tunne. Ma pigem soovitaks inimestele, et rohkem vaprust, sest et vaprus ei ole mitte hirmu puudumine, vaid minemine hirmule vaatamata. Ja kaupluses muusa ripub üleval siit, et selleks, et elu võiks olla imeline, ei pea olema täiuslik. Kellel meist nüüd siin see täiuslik elu siis nii väga on. Aga ta imeline võib ikka olla ja imeline ta tulebki siis, kui on seda vaprust. Ja teha valikuid, et ma mõnikord ei suuda muuta olusid, aga me saame muuta oma suhtumist sellesse. See on meie valik. Kas ma suhtun sellesse kibedusega või siis rõõmuga. Ma näen selles arenguvõimalust. Jaa, et igal probleemil on ju potentsiaal muutuda kas hüppelauaks, arenguhüppelauaks või mudamülkaks.
ja see, kummale poole ta nüüd läheb, see on naise sisemine otsus. Et see ongi naise vägi. Teraapiatöö iseenesest ei olegi muud, kui inimesi nõustada, et nad teeksid paremaid valikuid ja jõustada, et nad leiaksid endas üles selle väe. Saad aru, et jah, et võib-olla ma suudan muuta olusid, tegelikult me suudame päris palju olusid muuta, kui me vapruse kokku korjame. Aga kui me ei suuda muuta, on mingid olukorrad, mida me ei suuda muuta, siis seal jäävad ellu väega, need, kes muudavad oma suhtumist. Ja hästi oluline mõista, et keegi ei saa muuta meid väljaspool. Me peame selle otsuse tegema ise. Teised inimesed saavad anda impulsse, aga nii kaua, kui inimene ei võta vastutust oma elu ees kõigil tasandil, mitte midagi muuta. Keegi teine väljast ei saa sind terveks teha, kui sul endal ei ole seda tervenemissoovi. Ja see on ka nii, nagu ütleme, inimesed käivad tervendate juures, arvavad, et neid tehakse terved. Aga kui see probleem, see põhimuster neis ei tervene, siis nad jäävad uuesti haigma. Tervenemine algab ikkagi ainult seestpoolt. Ega see vastutuse teema on ju väga-väga suur teema nii indiviidi kui ühiskonna tasandil, et nii mõnus, mugav, kuhugi ära libiseda ja öelda, kogu maailm on süüdi. Aga nad ju... Et tegelikult, kui me räägime siin muutustest ja maailma muutmisest läbi enda või läbi perekonna või nii edasi, sellest lootusrikkast ja sellisest visioonist, et äkki ühel päeval ei ole mõttetu raiskamine vägivalda domineeriv, siis ikkagi, kui see vastutuse kivi... Või igaüks ei võta vastutust ise. Aga see ongi kõige raskem, võtta see vastutus ise enda suhtes, et tegelikult me ei muutugi, me ei suuda seda vastutust lõpuni. Ja ühiskond on ka tegelikult inimesi niimoodi programmeerinud, et nad järjest vähem on vastutusvõimest. Kui me natuke süveneme ja vaatame neid mehhanisme, mis moodi see ühiskond on programmeeritud, siis paraku on niimoodi, et järjest vähem inimesed tahavad üldse millegi eest vastutada ja see ongi tegelikult nagu see vastuti liikumine, et ma saan kõigepealt teadvustada, ma saan aru, millises ühiskonnas me elame, millised on need mustrid, mis on lapsepõlvest, koolist, ühiskonnast mulle peale sadanud. Ma teadvustan neid ja ma töötan nendega, ma transformeerin neid ja ma valin selle, et ma loon endale tingimused, kus minu loov energia saab töötada kõrgeimal võimalikul tasandil kõigi elusolendite hüvanguks.